Siin on ees üks juhtumi analüüs vanalinna katusest, kus on näha, et kivi on lahti tulnud tõenäoliselt tormi või lume ja jääga ning vesi on sisse voolanud ja pehkinud on ära roovitus. Tõenäoliselt ka sarikad on seal all kahjustada saanud, mis tähendab seda, et aja jooksul võib kogu see koht siin hakata sissepoole vajuma ja vajab suuremat remonti. Lisaks on kogu renn täis orgaanikat ja muud sodi, siia tekib happeline keskkond ja see roostetab siis metalli. Mis edasi juhtub, on see, et see vesi voolab sisse, läheb soojustuse sisse, rikub ära soojustuse, tekitavad külmasillad ning vesi voolab seina vahele ja lööb sealt siis niiskusega lahti krohvi nii väljaspoolt kui ka seespoolt. Ja tänu sellele, et see krohv on siit lahti kukkunud, on see kukkunud alla rennidesse, kus on siis, rennid on umbes, tänu sellele ei voola vesi enam ära, voolab üle renni. Kui ta voolab üle renni, siis ta voolab fassaadi peale. Siin vastasmajast on näha, kuidas rennist korralikult ära vesi ei voola, läheb seina peale ja tänu sellele lööb ka siit seina pealt krohvil lahti. Ja see ahelreaktsioon siin ongi väga lihtne, et väiksest august ülevalt kogu maja laguneb ja laguneb suure kiirusega ja kiiremini. Ja sellepärast on tähtis leida siis üles need võimalikult kiiresti need kahjustuse kohad, panna need kinni, et hoida ära tuhandeid eurosid remondikulusid, kui saaks need situatsioonid juba varakult lahendatud. Ja sellepärast on tähtis teha pidevalt inspektsiooni, sest situatsioonid katusel muutuvad.